Räägime realisatsioonilao pluginast ehk Realization Warehouse'ist. Sellega on siis võimalik anda mõnele firmale kaupa realisatsioonile, tehakse seda lao liikumisega, aga sinna dokumendile saab siis toodete müügihinnad ning hiljem siis müügistatistikale toetudes tehakse juba sellest realisatsioonilaost kliendile müük arvesaatelehega kliendile määratud hindadega. Aga alustame algusest. Kõigepealt peaks meil olema kirjeldatud selline klient, praegu siis Majandustarkvara OÜ oma andmetega, aadressidega. Ja talle minnakse kirjeldama ladu ja laod kauplused alt saab siis minna lisama uut ladu, muidugi võib ka mõne olemasoleva lao üle kirjutada, kui ta on varasema käsitlusega. Ja ütleme, et selle lao nimeks on Majandustarkvara ladu. Tal kehtib mingisugune hinnakiri, praegu siis edasimüüja hinnakiri. Ja kindlasti mainime ka, et tegemist on realisatsioonilaoga. Ning realisatsiooniladu on alati seotud konkreetse kliendiga, kelleks peaks olema firma, et eraisikuid siia klientide alla välja ei pakutagi. Ja salvestan, programm hoiatab, et see võib mõjutada ka kuutasu, kui tegemist on lihtsalt laoga, tavalise lao lisamisega, siis võib see lisatasu kaasneda. Aga praegu on realisatsioonilaoga tegemist, nii et selles osas ei küsitleta ja ei võeta ka lisatasu. Järgmiseks sammuks oleks vaja teha ladu ja lao liikumised alt siis lao liikumine laost lattu, aga me võime selleks kasutada ka lao varude täiendamise aruannet ja nimelt järgmiselt. Võtame aruanded, võtame lao seis ja siit lao alt valime siis selle realisatsiooni lao välja. Ja loomulikult võib ka teisi filtreid kasutada ning siit laovarude täiendamise alt võib valida ka mingisuguseid parameetreid, võib kuvada ka tellimistel ja teistest ladudest liigutamisel olevad kogused, aga praegu jätan need välja ja laoseisud toodete lõikes. Kuvab siis tooted ja kuvab nende koguse põhilaos, sest üldseadetest on põhiladu ka pealaoks valitud. Näitab realisatsioonilaos oleva koguse, see ei pruugi tingimata 0 olla, aga mul antud juhul on. Ja kirjutan siia tellitava koguse kohale siis need kogused, mida ma tahaks siit pealaos siis sellesse realisatsioonilattu liigutada. Märgin ära ning kindlasti salvesta ja koosta lao liikumise tellimused. Programm hoiatab, et kas ma soovin olemasolevat ainult salvestatud lao liikumise tellimust täiendada. Antud juhul mul seda ei ole, aga te peaksite selleks valmis olema, et kui teil on ainult salvestatud lao liikumise tellimused, siis ta lihtsalt lisab sinna juurde. Leian selle ladu ja lao liikumised alt. Siin on siis lao liikumise tellimus. Avan selle. Ta on automaatselt põhilaos siis realisatsiooni lattu. Ja ta ei oska praegu näidata siia hindu, sest tal selles realisatsioonilaos mingeid hindu ei ole. Küll näitab aga tooted ja need kogused. Kui ma lao liikumise tellimuse kinnitan ja eeldusele, et üldseadetes ka kuvatakse lao liikumise tellimuse bronne põhilaos, siis on need kaubad ka pealaos kinni.
Seejärel laoliikumise tellimusest lähen tegema juba päris laoliikumist ja kindlasti tuleks nüüd kasutada seda müügihinda, mis selle realisatsioonilaol külge on pandud. Vastavalt ta kuvab neid, ta kuvab siia brutohindasid. Ja kui ma selle dokumendi kinnitan, siis ongi see laoliikumine tehtud. Ta näitab siia nüüd nii laohinda, millega ta liigub, kui ka seda müügihinda bruto, mis sellele realisatsiooni kliendile nii-öelda määratud on. Ning F6 alt saan teha tavalise väljatrüki nagu alati, kus kuvatakse laohindasid. Seda aga ei ole ilmselt paslik anda sellele realisatsiooni kliendile. Aga ma saan ka trükkida müügihindadega, siit jäetakse juba need laohinnad ära ja selline väljatrükk on täiesti paslik. Nüüd lisaks saan ma alati aruanded ja laoseis alt hakata nüüd jälgima realisatsioonilao koguseid. Ta näitab neid koguseid, mis sinna siirdati siis. Ja neid koguseid seal realisatsioonilaos vähendab vaid siis selle kliendi majandustarkvara müügiaruannetele tuginev müük juba sellest realisatsioonilaost. Ehk selle jaoks müük ja arved, arvete alt lisan uue dokumendi liigiks võikski siis olla juba arve saateleht, teisi liike ei ole mõtet nagu valida. Valin selle majandustarkvara kliendi ja automaatselt tuleb siia siis ka see realisatsiooniladu, et need on omavahel seotud, nii nagu lao all siis märgiti. Et ma ei saa klienti vahetada ega ma ei saa näiteks müüa põhilaost või vastupidi, et küll realisatsiooniladu, aga võtaks kellegi teise kliendi. Ja valin neid tooteid. Näiteks kõik üks näitab siia siis realisatsioonilao kogust ning kui ma selle dokumendi kinnitan, siis vastavalt need kogused ka realisatsioonilaost vähendati, et kui ma võtan aruanded ja laoseis, valin taas selle realisatsioonilao ja võtan toodete laoseisu ja võib-olla ka värskendan, siis ta näitab mulle neid koguseid. Ja vastavalt võin siis vaadata muidugi ka siit juba neid müüke, et millised arved, milliste kogustega on sellest realisatsioonilaost siis valmistatud.